Tere! Sellest ajast, kui Opel tõi turule uue Insignia, mis päästis firma pankrotist, on möödas juba ligi 6 aastat ning selge see, et on tekkinud vajadus kerge mudeliuuenduse järele. Ja koos värskema välimusega toob Opel turule uue mudeli, see on Country Tourer. Välimuses tegelikult midagi revolutsiooniliselt uut ei ole, lihtsalt senine disain on üritatud viia madalamaks, aga siin Country Toureril me näeme põhimõtteliselt 2 kõige tähtsamat detaili. Üks on 20 mm võrra kõrgem clearance ja sellised plastikust kattedetailid. Seega täna on meil tegelikult tutvustada 2 uut autot korraga, uus Insignia ja Country Tourer. Insignia tähtsust Opelile on raske alahinnata. General Motors oli masu alguses just Opelit Vene kapitali kontrolli alla müümas, kui Insignia üliedukas lansseerimine pani plaane muutma. Ning isegi vaatamata poliitikute aktiivsele sekkumisele võime tänaselgi päeval Opeli dokumentidelt lugeda, et tegu on Made in Germany, mitte Zdelano v CCCP autoga. Ning samuti pole midagi imestada, et Insignia vingeid disainielemente leiame kohe ka kõikide teiste Opelite juures ning ka seal võeti need väga edukalt vastu. Nüüd, kus aeg on uuendusteks küps, ei raatsitud Opelis siiski töötavast ja hästi toimivast vanast loobuda, seega me siin täna räägime peamiselt uuenenud interjöörilahendustest ehk põhimõtteliselt just multimeediasüsteemist ning uuest mootorivalikust. Uue ja vana auto disaine võrreldes ei suuda silm siin üldsegi mitte mingit vahet teha. Põhiliselt muudeti kroomitud iluliistude pikkust ning asetati need madalamale, et luua muljet laiemast ja madalamast autost. Sõitjate ruumis aga saadi minu arvates maha täieliku fopaaga. See puudutab just seda multimeediasüsteemi. See on haruldaselt ebaloogiline tänu sellele hiirelaadsele puutetundlikule moodustisele siin, raskesti käsitletav ning mis peamine, see on haruldaselt uimane. Miskipärast püüti siia üle võtta mitmete premium-segmendi autode kõige ebaloogilisemad lahendused ning pealegi ei ole seda suudetud hästi teha. Aga tulemus on selline, et väidetavalt töötavad Opeli insenerid praegu palehigis selle süsteemi asjalikumaks muutmise kallal. Nuppude puuduse üle ei saa ka uuel Insignial kurta, varem osad keskkonsoolil asunud nupud on nüüd toodud roolile. Päris mugav. Kuid üks asi, mis ma siin auto juures kindlasti kiidaksin, on uus kellapaneel, graafiline, väga selge ja mugava pildiga, eriti mõnus on just öisel pimedal ajal sõita. Enamik tootjaid konstrueerib oma pseudomaasturid, nagu seda ka Country Tourer kahtlemata on, tavaliste mudelite põhjale, kusjuures erinevus ongi ainult pikemates vedrudes. Siis Opeli puhul me räägime ikkagi nelikveolisest mudelist. Ja kui nüüd uue tavalise Insignia mootori valik on üsna lai, lisandunud on eeskätt just ökonoomsemaid jõuallikaid, siis Country Tourerit pakutakse kas 2-liitrise bensiini või 2-liitrise diiselmootoriga. Bensiinimootori võimsus on 250 hobujõudu, diislil olenevalt konfiguratsioonist kas 163 või 195 hobujõudu. Ja kõige odavama Country Toureri hinnad algavad veidi alla 27 000 euro. Aga mingem siis vaadakem, kuidas uus Country Tourer tee peal käitub. Esimene asi, auto läheb käima nupust, mitte enam võtmest. Diiselmootor on suhteliselt lärmakas, aga see pöördemoment on päris hea. Võimalik on valida 3 eelhäälestatud sõiduseade vahel. Tuur on kõige mugavam, sport kõige äkilisem ja siis ka kellataustad lähevad agressiivselt punaseks. Ma olen päris veendunud, et kui Opel inimesed ühel hetkel selle multimeediasüsteemi korralikult toimima saavad, siis on Country Tourer vägagi sõidetav auto. Selline ta siis on, Opeli uus pseudomaastur. Meie näeme teiega juba nädala pärast. Nägemist!